Tere, 3. A-klass. Loodusõpetus. Teema: kuidas kaarti lugeda. Tänases tunnis räägime kaardi lugemisest. Sinul on see teema õpikus lehekülg 40-41. Tänases tunnis kõneleme ka leppemärkidest ja kõrguste kujutamisest kaardil. Samuti tuleb juttu kaardi ruudustikust ja mõõtkavast. Sa juba tead, et igal kaardil on olemas legend, mis aitab kõigil kasutajatel kaardil olevatest märkidest ühtmoodi aru saada. Seesuguseid legendis ja kaardil olevaid märke nimetatakse leppemärkideks. Leppemärkidega saab tähistada erinevaid asju. Näiteks mägesid, jõgesid, riigipiire, teid, linnu, tiike, tänavaid ja palju muud. Tavaks on saanud, et kaartidel tähistatakse veekogusid sinise, metsi rohelise, põlde kollasega, kuid see pole alati nii ning leppemärgid võivad kaartidel mõnevõrra erineda. Eri värvidega kujutatakse kaartidel peale metsade põldudega ka kõrgust. Näiteks kujutatakse kaardil madalat maad tavaliselt rohelisega, kõrgemat kohta kollasega ja mäge pruuniga. Ka kaardil kujutatakse värvidega kõrgust, siis ei saa seal samal ajal kujutada metsi, põlde või midagi muud sellist. Mida kõrgem on mägi, seda tumedam pruun see kaardil on. Mõnikord on mäetipud kaardil märgitud ka väikese musta punktiga, mille juurde on kirjutatud mäe nimi ja tipu kõrgus. Näiteks Kuutsemägi 218 meetrit, must täpp, kõige pruunim. Oluline on teada, et maismaa, sealhulgas mägede kõrgust, saab omavahel võrrelda või mõõdetakse alates merepinnast. Sealt, kus on merepind, sealt hakatakse mõõtma mäe kõrgust. Kui mõõta mäe kõrgust sealt, kus mägi alguse saab, võib saada vale ettekujutuse, sest mäge ümbritsev maastik võib juba ise üsna kõrgel asuda. Nii et alati tuleb mägede kõrgust mõõta merepinnast, sealt, kus meri on, alguse saab. Sealt tuleb mõõta kõrgust. Värvidega tähistatakse ka veekogude sügavust. Mida sügavam on veekogu, seda tumedam sinine see kaardil on. Veekogu sügavused või maismaa kõrguse meetrites
saab teada kaardi nurgas oleval kõrguste, sügavuste skaalal. See on skaala. Kõige sügavam on kõige sinisem. Mida heledamaks, seda madalamaks. Järgnevalt räägime kaardi ruudustikust. See on kaardi ruudustik. Kaardi ruudu aadress koosneb tähtedest ja numbritest. Ruudu aadresse võib leida kaardi kõrvalt või atlase lõpust. Kaardi ruudustik aitab kaardit soovitud kohta leida. Vaatame nüüd animatsiooni. Kus asub staadion? Vaata, see asub siin, ruudus A1. Aga kus asub Ripsild? See asub ruudus D2. On mul õigus, et selle lähedal asub kirik? Jah, nii see on. Ja mis on ruudus E4? Ruudus E4 on muuseum. Kuidas me sinna saame? Me oleme siin, ruudus C2. Me peame minema mööda seda tänavat, läbi ruutude C3, D3, E3 ning lõpuks jõuame ruutu E4. Nii, mille abil leidsid inimesed animatsioonis neid huvitavad kohad üles? Inimesed leidsid neid huvitavad kohad üles leppemärkide abil. Nii, aga mis oli abiks, kui räägiti asukohtadest? Kuidas saab leppemärgi asukohta teistele kirjeldada? Õige, asukohtadest rääkimisel oli abiks kaardi ruudustik. Kaardi ruudustikul on kaardi servas tavaliselt vasakul paremale tähed, vasakult paremale tähed ja ülevalt alla numbrid. Esmalt loetakse ruudu täht A ja seejärel ruudu number. Näiteks 1. Kokku teeb ruudu aadress A1 või näiteks A5, siis see on see ruut. Ja räägime ka veel mõõtkavast. Kaardi mõõtkava näitab, mitu korda on tegelikkust kaardil vähendatud. Joonlauaga saab leida 2 koha vahemaa sentimeetrites. Vahemaa leidmiseks looduses kasutatakse mõõtkava. Selleks, et kaardi järgi looduses liikuda ehk orienteeruda, on tegelikud suurused kaardil lihtsustatud ja vähendatud. Seda, mitu korda on tegelikkust kaardil vähendatud, näitab kaardi mõõtkava. Vaatame nüüd animatsiooni mõõtkava kohta ja mõtle, mis oli selle kaardi mõõtkava ehk mitu meetrit looduses vastas 1 sentimeetrile kaardil. Kui kaugel on siit kino? Umbes 200 meetri kaugusel. Kuidas sa seda tead? Ma lugesin seda kaardilt. Igal kaardil on mõõtkava, mis näitab, kuidas arvutada kaardil kujutatud mõõtmete abil tegelik vahemaa looduses. Näiteks sellel kaardil vastab 1 sentimeeter 100 meetrile looduses. Oleme kaardil siin ja kino on seal. Nende 2 koha vahemaa on 2 sentimeetrit. Seega asume kinost 200 meetri kaugusel. Niisiis, mis oli selle kaardi mõõtkava ehk mitu meetrit
looduses vastas 1 sentimeetrile kaardil? Õige vastus. 1 sentimeetrile kaardil vastas 100 meetrit looduses. Aga nüüd küsimus. Mitmele meetrile looduses vastab 5 sentimeetrit kaardil? Õige. 5 sentimeetrile kaardil vastab 500 meetrit looduses. 5 korda 100 on võrdne 500-ga ehk 5 sentimeetrit vastab 500 looduses. Niisiis, jäta meelde. Kaart on maa-ala vähendatud kujutis. Leppemärgid ja värvid aitavad kaarti paremini mõista. Kaardi ruudustik aitab kaardilt soovitud kohta leida ja kaardi mõõtkava abil saab arvutada kohtade omavahelisi kauguseid. Nüüd tee lahti oma töövihik lehekülg 34 ja vasta küsimustele. Mis on leppemärk? Miks on kaardil ruudustik? Mida saab teada mõõtkava järgi? Ülesanne 2. Uuri seda plaani ja täida ülesanded. Sinu ülesanded on kirjutatud plaani alla. Sa pead leidma koha legendile. Sa pead kirjutama õigesse kohta sõna legend. Töövihikus on sul ülesanne, kelle kodukohad on plaanil tähistatud. Kellele see oluline võiks olla? Järgmine. Joonista punase pliiatsiga Siimu teekond kodust kohvikusse. Järgmine. Joonista sinise pliiatsiga Triinu teekond kodust koolimajja. Tõmba kaardil ring ümber kivile. Ja viimane, millised kohad on selles linnas olulised? Töövihikus lehekülg 35. Sinu ülesanne on ühendada leppemärk õige fotoga. Siin on sul leppemärgid 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja fotod. Sina pead kirjutama õige leppemärgi, ühesõnaga ühendama leppemärgi õige fotoga. Ja viimases ülesandes, harjutuses 4, vaata tähelepanelikult pilti. Kirjuta ringi sisse kohanumber. Pane tähele, et siin moodustub samasugune ruudustik nagu kaardil A, B, C. Numbrid. Sinu ülesanne. Märgi iga looma taha, millises ruudus ta asub. Jõudu tööle. Tee pilt ja saada mulle kontrolliks.